Vaatame, kuidas MySQLis kasutajat teha, MySQLi andmebaasis siis. No kõigepealt on meil selline ühenduse fail, kus on kirjas meil kasutajanimi, parool ja andmebaasi nimi. Ja selle võib ka ise teha, aga oletame, et see on meil kuskilt poolt tulnud, me kuskilt tõmbasime mingisuguse kodulehe rakenduse ja tahame seda siin Windowsi masinas püsti panna. Ilmselt oleks mõistlik siis selline MySQLi kasutaja omale teha. Selleks paneme käima Xambi. Eelmises videos ma näitasin, kuidas seda installida. Ja siin, kus on MySQL kirjas, vajutame admin nupule. Tuleb lahti localhostis phpMyAdmin, mis on MySQLi administreerimise selline PHP-s tehtud rakendus, väga hea muuseas, soovitan kõigile. Ja kõigepealt teemegi siis uue andmebaasi. Seal oli andmebaasi nimeks näiteks urubaas. Ja teemegi selline urubaas. UTF-8 General, siit võib valida ka UTF-8 Estonian, case insensitive, et see väga rolli ei mängi. Ja nii, mul läks see nüüd ära, siit pean uuesti urubaas kirjutama. Ongi andmebaas tehtud. Nüüd tahan ma teha siis kasutaja. Ja kasutaja tehakse MySQLi nimelisse andmebaasi. Et naljakas on see, et andmebaasi mootornimi on MySQL ja siin on omakorda veel andmebaas sees, mille nimi on ka MySQL, et võib segadust tekitada. Ja user kataloogi, tähendab user tabelisse, kõige all siin, klikingi siia peale, teeme me selle kasutaja siis. Kohe me näeme, et siin on vaikimisi root kasutaja tühja parooliga ja phpMyAdmin sõnast kasutaja tühja parooliga. Las need olla, need praegu ei puutu asjasse, meie lisame siit insert nupuga uue. Ja seda ma kohe teengi. Nüüd, mis tuleb paika panna kõige esimese asjana on, millise serveri külge me connectime, vaat see host siin. Ja selleks on localhost. Kui me tahame, et see kasutaja saaks ka väljapoolt masinale ligi, siis tuleb siia panna kas siis välisarvut IP või kõigi arvutite kohta selline protsendimärk. Aga kui me tahame, et nii sees kui väljas saaks ligi, siis tuleb nii localhost kui protsent lisada, sest vaikimisi tähendab protsendiga localhosti sisse ei lase. See on selline imelik tähelepanek. Nii, kasutanimi hiirepoiss ja parool kargas, selline suur S siin. No, kirjutame siia usernimi hiirepoiss ja parool kargas. Ja nüüd kindlasti ei tohi unustada, et parooli me valime passwordi tüüpi. Kusjuures siin tuleb tähele panna, et on olemas ka old password, mis oli PHP või MySQLi varasemas versioonis, aga ma võtan nüüd uue selle passwordi siit. Nüüd kõik õigused ma jätan nõuks, et sellel kasutajal ei ole ühtegi õigust, nagu globaal MySQLi andmebaasil. Ja panen siin kohe lõpus go. Nüüd ütleb ta mulle siin mingisugused warningud, see ei ole tähtis, mõned väljad jäid täitmata, aga see ei ole üldse oluline. Ja võtame lahti nüüd DB database tabeli. Ja siia me tahame lisada siis nüüd sellele kasutajale konkreetse urubaasi peale kõik õigused. Ja nii teemegi, võtame siit insert. Seejärel kasutaja on meil, kõigepealt jällegi host, localhost. Tuleb juba seesama valik, võin siit ripmenüüst valida. Database on urubaas ja kasutaja on hiirepoiss. No need kõik juba tulid valikmenüüdest ka, et kuna ma juba korra nüüd olin sisestanud. Ja võt siin panen ma kõigile yesid, et kõik õigused. Võib ka määrata täpsemalt näiteks, et mingid erinevaid kasutajaid teha, teinekord tehakse, antakse, et osad on admin kasutajad, osad mitte. Aga ma arvan, kui juba niimoodi eraldi baas on eraldatud ja eraldi õigused antud, siis on juba okei anda talle ka kõik õigused. Niimoodi, ja panen go. Nüüd kohe see tööle ei hakka, sellepärast, et ta tahab ühte käsku saada MySQL ja selle võib siit valida siit, võtta SQL või siis siit SQL, et
tuleb selline sisestumislahter ette ja kirjutame käsuks flush privileges. See siis nagu resetib kõik, isegi semikoonat ei pea panema, kõik kasutajakontod ja nii-öelda peale seda alles saab sisse logida selle kontoga. Flush privileges ehk flush privileges. Nii, panin OK ja ta tegi selle ära ja ongi olemas. Nüüd ma võin sellise kasutajaga mõnda PHP skripti käivitada, mingid andmebaasi skripte, see kasutaja mulle siia tehtud. Ja mina tavaliselt teengi niimoodi, et kui mul on serveril mingi kasutajad eraldatud, oletame näiteks Zone'is või mõnes muus serveris, siis ma siin loon samasugused kasutajad ja mul skriptid töötavad samade kasutajatega. Siis on mul nagu sarnased keskkonnad ja pärast oma skriptid uploadin sinna Zone'i ja kõik töötavad samamoodi. Et selles mõttes on see hea nipp. Ma veel näitan, et siin privileges alt, kui minna siit majast esilehele ja võtta privilegs, tuleb ka see reload the privilege siin all link lahti. Niimoodi. Ja sedasi tehaksegi MySQL-i kasutaja.